Tere tulemast kuulama ja vaatama podcasti Lahkus loeb. Täna räägime klubiga, kes on olnud Saaremaa südames juba üle 3 aastakümne. LC Kuressaare. Siinkohal tahan välja tuua mõned suuremad teod nende poolt. Nad toidavad Saaremaa ralli rahvast, korraldavad kevadlaatasid, muudavad kogutud vanametalli heade jaoks, kingivad jõulupuid ja hoiavad lippu kõrgel, sõna otseses mõttes. Täna räägime nende presidendi Marko Mägiga. Tere tulemast! Tervitus kõigile kuulajatele! No just lõppes Saaremaa ralli. Kuidas korraldasite toitlustust seal? Kas ma saan õigesti aru, et te olitegi ainus toitlustuspunkt sellel pealtvaatajate alal? Ja sellel pealtvaatajate alal, kus me oleme juba üle varsti pea 15 aastat seal ühes samas kohas käinud kogu aeg rallipublikule kehakinnitust pakkumas, siis see on juba ralli korraldajate poolt nii pandud, et igas, kus rahvas ligi pääseb, seal on ainult üks toitlustaja, et seal sükast konkurentsi nagu ei ole, et sinna konkurents on selles, kui rallikorraldajale suudad tõestada, et sa oled parim ja et ta sind üldse sinna raja äärde laseb. See on hea, et nii-öelda konkurentsi sellel alal ei olnud, et ei olegi. Kui paljud inimesed sel aastal teie telgist läbi käis ja kehakinnitust said siis? Ma arvan, et see suurusjärk jääb sinna 1000 juurde, et sel aastal ei olnud see kõige kõrgem seal üleval väga meie sõbralik. Mõned päevad enne ralli algust käis sealt piirkonnast üle korralik padukiht ja see müügiplats, kus meie siis toimetame, oli tükati vee all. Autodega ligipääs sinna parklasse oli piiratud ja mõnevõrra võib-olla sellel aastal natukene vähem oli meil ostjaid kui eelmisel aastal. Valdavas enamuses, mida me ju müüme, on kõik meie enda klubi liikmete leedide kätetöö. Nemad valmistavad koogikesi, võileibu, kõike seda me müüme. Kogu tulu ja see raha, mis seal tekib, see kõik ka heategevuseks läheb. Ja kuhu ta selle projekti raames läheb? Ralli omal ei ole otseselt sihtsuunitlusega see, et ikkagi kes abi vajab, sinna me seda nii-öelda jagame. Meil on teatud projekte, mis on klubis sellised, kus raha kogutakse ja läheb sihtotstarbeliselt, aga see ralli oma on ikkagi üldine, et meil oleks vahendeid abivajajatele vajadusel abi pakkuda. Ja, aga kuidas sujus koostöö klubi siseselt leedide ja liikmete vahel? Kõik No sujus hästi? see on meil kõik nii aastatega juba paika loksunud, et seal korralduslikult kõik mehed teavad, mida nad tegema peavad, kes vastutab selle eest, et kõik asjad oleksid müügiplatsid olemas, et telgid saaksid püsti, lauad, kõik see pool, see on juba nii paigas, et eriti meestele sõnu peale lugema ei pea, et tule, tee sina see ära, kõik teavad ja teevad seda suurema rõõmuga. Super. Te olete tegutsenud juba üle 35 aasta. Kui sa nüüd vaatad oma klubi seest poolt, kuidas see kooslus välja näeb? Kui palju on neid liikmeid, kellel on oma kindel projekt, mida nad aastaid siis veavad ja kui paljud on neid, kes igal aastal midagi uut käivitavad? Või on niisugused taustajõud? Eks see uue asja käivitamine on ikkagi nii-öelda uut asja klubisse toob alati jälle president. Kui palju ta vanu traditsioonilisi asju nagu siis kasutuses hoiab või nii-öelda kas ta vahetab mõne ürituse välja. Aga üldjoontes on see, et kuna klubi on juba 36 hooaeg läheb, siis meil igas kuus ikkagi on neid traditsioonilisi üritusi juba piisavalt palju ja tuluüritustena ikkagi midagi muudame. Näiteks me eelmisest aastast näiteks loobusime kuusemüügist, sest paraku majandussituatsioon on selline, et iga poe nurga peal on keegi jälle kuuski müümas
ja kuuse konkurents on see ja kuuski kätte saada täna on juba ka suhteliselt keeruline, et meie enda klubi liikmete metsad hakkavad juba kangesti tühjaks raiutud olema, et kas on siis juba kuused üle kasvanud või sükst pealekasvu noorendikku eriti ei ole. Eelminest aastast me näiteks otsustasime, et jõulude ajal me osaleme ühel laadal, toimetame seal, teeme seal ka loteriid, et siis jälle tekiks vahendeid ja vaat nüüd seesamane näiteks jõululaadal osalemisel saadud tulu, see on juba vanasti, siis ennem oli kuusemüügis saadud tulu, see on juba 30 aastat ka olnud sellisena, et jõulude eel 30 üksikut Kuressaare või Saaremaa vanurit saavad meie poolt siis sellise jõulupaki, et see raha alati läheb sinna, sealt nii palju kui teenime ja alati on see arv 30, et 30 vanurile me siis need pakid teeme, nii et 30 Saaremaa vanemat inimest saavad jõuluüllatuse osaliseks, et ühel hetkel on riietuses Lions klubi Kuressaare meespere tema ukse taga ja annab talle kingipaki üle, mis suures osas koosneb toiduainetest. Tõesti palju erinevaid projekte teete kogukonnale, et lastele, peredele ja eakatele, et siinkohal ma nimetan ka mõned, mis ma leidsin, et jalgrattad Ukraina perede lastele, mis on muidugi üheaastane projekt oli teil, laste silmakontrollid, kevadlaadad, jõulupuud, isegi kingitused psühhiaatri osakonnale, et ja, et kui me räägime nüüd sellest jalgrattaaktsioonist, siis jah, üks aasta me otsustasime üleskutse Saaremaal panna, et kellel seisavad kodus jalgrattad, et kogusime need kokku, tegime nad hooldustööd ära, et nad oleksid kõik ja siis andsime need siia saadetud ukrainlastele nagu liikumisvahendiks. Meile endalegi üllatuseks neid jalgrattaid tuli üle 250, nii et mis Saaremaa kogukonda arvestades tegelikult on päris märkimisväärne, aga nad leidsid ka üsna kiiresti kõik omale need omanikud, nii et meie juurde seisma ei jäänud ükski korda ja läks kohe ka kasutusse. Siis paar aastat tagasi meie president toonane Taavi koos oma leediga algatas väga suure projekti, see oli siis projekt, kus kõigile Kuressaare haiglas vastsündinud lastele annetati nõndanõud beebipakk ja kuna seal toonane leedi tegi ikka meeletu töö koos presidendiga, et need kõik annetustena koguda kogu see pagas kokku, et kõikidele lastele need pakid saaksid. Ja selle kogu projekti maksumus, kui me paneme selle rahasse, siis see oli üle 200 000 euro. Kõik, mida nad suutsid teha ja me suutsime selle paki ikkagi viia täiuslikuks. Ja jälle kaubad tulid, leedid said kokku, pakkisid need pakid ära ja toimetasime need haiglasse, et kõik Saaremaal toona sündinud lapsed said selle paki osaliseks. Väga jah, tänuväärt ja nii suur ettevõtmine tõesti. Aga kui sa nüüd mõtled järgi, mida sa tahaksid, millist projekti sa tahaksid veel suuremaks kasvatada? Eks kõige paremini ja meelsamini kasvataks ju alati neid toimetamisi, kus laekub klubile rahalised vahendid, et laat on olnud ju ilgavamaid aegu, kus laat on väga võimas olnud. Koroona tegi laadamajanduses natukene tegelikult koostööd, väga paljud müüjad lõpetasid selles perioodis selliste laatadel käimise nagu ära. Eelmise aasta laadaga jäime väga rahule, me oleme juba nüüd 4. aastat olime siis lossihoovis. Et ei ole enam nii-öelda, meie laat ei ole selline, et oleks nagu vanasti öeldi kaltsukaupmehed. Meil on käsitöölised, meil on istikud, aiandust, mis kevadel just nagu rahvale huvi pakub, et me selle üle oleme me siiralt rõõmsad ja loodame, et järgmise aasta neid selles segmendis müüjaid aina lisandub. Ja palju edu selles.
Aitüma. Koostöö siis teiste klubidega, kas te teete koostööd ka teiste Eesti klubidega ja kellega on see side kõige tugevam teil? Ikka aeg-ajalt käivad meil siin külas ka mandriklubid, kes leiavad tee saarde ja siis soovivad meiega kohtuda. Et oleme eelmine aasta näiteks meil käis külas Häädemeeste klubi, aga kui me räägime püsivatest suhetest, siis tegelikult on kõige püsivam suhe meil LC Sakuga ja iga aasta siis novembri alguses nemad sõidavad siia Saaremaale meile külla, siis me läheme ühiselt metsa, käime jahil, nõnda nimetada, ehk ongi LC Saku ja LC Kuressaare jaht, et siis jahimaadel käime me, mõned üksikud meie klubidest nii Sakus kui meil on ka siis ise jahimehed, kes võivad püssiga siis metsas olla, aga meie kõik käime ja üritame siis neile neid loomi ette ajada seal ja nüüd sellel aastal jälle 8. november on Saku klubi oodatud meile siia Saaremaale ja peame selle ühisjahi ära ja et selle klubiga on, aga oleme käinud Lihula klubil külas ja Kristiine klubil oleme käinud külas ja et selles osas kindlasti on meil, me ei pelga kedagi, ütle ära, et kui keegi soovib meile ka külla tulla ja saada ülevaadet, mida LC Kuressaare teeb, siis kõik on lahkelt kutsutud ja meie võtame alati vastu. Väga meeldiv. Räägime siis põgusalt ka lipupeost. Lipupidu on teie klubi uhke traditsioon, et igal aastal 16. detsembril tähistate lipu õnnistamise aastapäeva koos klubiga, leididega, peredega, sõpradega ja siis toetajad ka isegi, jah? Et milline on tavaliselt selle lipupeo ülesehitus ja kava? Mis te teete sellel päeval täpselt? Eks ta ikkagi nii-öelda, kuna see satub ka siia jõuluaega, siis kindlasti käib meil jõuluvana sellel peol külas ja ikka sööme kõhud täis ja keerutame jalga. Siis selles suhtes on alati seal väiksed kultuurilised etteastud, on see meie charter või see, siis kultuurilist poolt me ikkagi pakume piisavalt palju, et kas siis siit Saaremaa tuntud muusikutest keegi tuleb meile laulma, aga väga paljudel aastatel ikkagi on siis Saaremaa koolinoored, kes meile teevad siukseid ettekandeid seal 20-25 minutit, et ükski istumine meil ei lähe, et keegi meile siukest kultuurilist elamust ei pakuks. Ja see on teil algusest peale? Jõuluvana jagab jälle oma pakid ka ja. Ja see lipupidu on teil algusest peale, eks ole? Tugev traditsioon. See on jah, siis täpselt sellest hetkest, miks ta just ongi täpselt 16. detsember, et sellel kuupäeval õnnistati siis Lions klubi Kuressaare lipp ja hoolimata nädalapäevast, kuhu see satub, on lipupidu meil alati 16. detsember. Et selle korra nüüd näiteks detsembris ta satub teisipäevasele päevale ja siis meie peame oma lipupidu. Ja kas toetajad ka siis tulevad, kutsute neid? Ega päris, ehk me ikkagi ju esitame neid kutseid, et me oleme alati ju kubernerile saatnud, et ta võib meile ikka külla tulla, on alati oodatud ja võib-olla toetajate poole pealt nii palju seal ei ole küll, aga on sellised, kui on juubeliõnguline üritus jälle, siis me kutsume kõik ka juba klubist ära läinud liikmeid, et kes on meiega kunagi seotud olnud, et nad ikkagi, nemad meid ei unustaks ja meie toestame sellega, et meie ei ole neid unustanud. See on väga hea mõte ja kõrva taha. No nii, et hakkamegi siin lõpupoole jõudma, et kas sul on veel midagi lisada oma klubi? Ütleme siis nii, et kui me natuke räägime klubi siseelust, eks on ju, meie klubi kummitab ka see,
noort verd oleks ju alati juurde vaja ja klubi keskmine vanus on juba 60 ja pluss, eks. Et väga-väga sooviks, et see Lions kui liikumine kui selline jõuaks ka noorte inimeste teadvuseni. Meil just eilsel koosolekul käis rääkimas Eena Saaremaa klubi praegune juht Liis, et ja me käisime neile välja, et kui ettevõtlikud saare naised kokku käivad, no siis mehed on ju kodus ripakil. Tulgu Lions klubi Kuressaare ridadesse, et nendel ka oleks selline klubi või ühine kooskäimise koht. Et see on tänane võib-olla selline suurim probleem, et kuidas leida uusi liikmeid ja soovijaid, sest tegelikult klubi sisekliima on meil ülimalt hea. Meil oma selliseid üritusi, kus me nii-öelda omakeskis kokku käime, septembris käime noolt loopimas, siis augustikuus alati on meil juba aastakümneid käinud see, et uus president teeb laiendatud juhatuse, kus kõik meie klubi liikmed koos oma leedide, pereliikmete, lastelastega on oodatud ja räägime lahti kogu selle aasta kalenderplaani. Ja kui ennem oli juttu, et kui palju me siis käime, ma ei tea, kas täna võib-olla oleks vara välja öelda, näiteks jaanuarikuus Lions klubi Kuressaare sõidab külla Tõrva klubile. Et läheme vaatame, mida nemad teevad seal. Et niimoodi me aastas ikkagi korra, kas keegi tuleb meile külla või meie läheme kellegile külla, niiviisi me püüame siis nende teiste Lions klubidega ikkagi seda sidet hoida ja kui paar aastat nüüd ei ole ju toimunud suvepäevi, eks on ju, suvepäevad on ikkagi olnud üks sihuke ühendav jõud, kus väga paljud klubid tulevad kokku ja seal sa saad teiste lõvidega tuttavaks, et sellel aastal nüüd taas jälle need tulevad ja lubadus on klubi poolt minule ka antud, et ühesõnaga saarlased on jälle kohal nagu naksti. Super. Aga aitäh sulle, Marko, ja edu ja jaksu teie klubile. Ja, aitäh ja kõigile Eesti klubidele edu ja jaksu. Ja, aitäh.